Tšau, Rain siinpool Reisvaheringust. Täna räägime siis ühest summutist, mis mul siin selja taga on, nimelt siis Compact, millel on siis S54 mootor ja siis Progajõuga. Et Progajõu ise on seal Megasquirt oli ja siis me tegime siia, panime Ecomasteri Dashi, et seda näitan pärast ka. Aga ilmselt suurem asi, mis me siia tegime, on siis summuti, et roostava summuti tegime põhimõtteliselt otsast lõpuni, et ees nii-öelda siis kollektoreid ei teinud, et siin näitan täpsemalt ka sellest summutist ja natukene räägin. Summuti ots midagi erilist ei ole, siuke üsna tavaline, et kinnitused on siis siin kummipukside peal. Tavaline, et põhimõtteliselt on niimoodi, et siin on mitu kinnitust tehtud. Kui sa näiteks tahad mingi, ma ei tea, kardaani või midagi alt ära võtta, siis saad siit viibändist saad lahti võtta ja ees siis on nii-öelda variant, et kas sa lased nii-öelda kollektorist lahti või siis slip-onist nagu, et saab selle nii-öelda keskmisest tükist tegelikult päris mitmes osas ära võtta. Summuti on üldsegi praegu 3 osas nagu tehtud. Siin näitan ka. Näitan keevitus siis kvaliteeti ka, et midagi häbeneda ei ole ja keevitatud on siis sisegaasiga. Igal pool on erinevad kinnitused, kõik on siis nii-öelda kummipukside peale tehtud, et annaks nii-öelda vetruma ka, et ei ole täiesti jäigalt nagu kere külge tehtud. Et siin on ma arvan, üks kõige keerulisemaid kohti, oota, võtan korra lambiga. Lambiga on vähe parem aru saada, et siin see võtsa koht on alati siuke hästi ligidal, teisel pool ka siin, et pigem on lähedal, aga vastu ei käi kuskile, et piisavalt jäika on ikkagi tehtud. Siis on keskel on siis resonaator, mille siis nii-öelda paigaldasime järgi peale esimest nii-öelda käivitust. Et ei olnud nagu pöörde ajal ei ole nagu piisavalt paikne, panime selle siia vahele. Nii, siis on põhimõtteliselt, siis on, ma ei tea, kuidas seda kutsutakse, aga see on siin siuke põrkelaud. Ehk siis ühesõnaga, et ta ei rebiks kogu mängu kaasa, vaid lihtsalt põrkaks nagu korra ülesse. Keskel on meil siis siin slip-on. Et kui tõesti peaks tekkima juhus, et hakkab midagi kaasa rebima, siis ta ei rebi vähemalt kollektorite juures midagi. Või siis üldsegi mootori juurest, ma ei tea, mingi tiku või teeb plokikaanel nagu haiget. Et siin on, jah, kinnitusi on üsna palju, et igale poole on saadud ikka tehtud mingid nagu kinnitused. Et siis ees on kinnitus sellepärast, et leevendaks üld nagu stressi eespoolt ka nii-öelda kollektorite küljest. Et siin midagi nagu erilist ei ole. Siin on vanad kollektorid, mille külge need said siis. Ees on viibändid. Siin on lambdad. Ja kaks nii-öelda lambdad tuleb. Ja selline ta on siin. Ise võiks öelda, kes summutid asju nagu keevitab, siis iga töö ei ole selline, millega sa oled nagu 100% rahul. Aga ma võiks öelda, et ma olen selle tööga mega rahul. Et kõik kuidagi kukkus nii hästi välja ja kõik painded ja kõik nii-öelda ruumid, mis nii-öelda kere või püttide või asjade vahele nagu jääb, et see on nagu minu jaoks nagu siuke ideaalne. Nii, aga siis laseme auto alla. Ma pärast muidugi lasen häält ka, aga räägime natukene siis ülevalt ka. Nii, lasen auto alla. See on enda projekt ka. Tõstuk teeb natukene kahtlast häält. Natuke vana pill ka juba, see on 98 aasta tõstuk. Et isegi imestan, et töötab. Siin muidugi keermed on juba kulunud ka, aga kõik toimib nii nagu peab. Peaaegu. Kohe näitan teist ka. Mul on kindlasti mingeid pilte ka, mida ma panen siia vahele, mida ma kohe praegu nagu näidata ei saa, aga millega ma nagu ka ise väga nagu rahul olin. Siin ma kasutasin väga palju twisted nii-öelda juhtmestikku
et siis on nii-öelda keerutatud juhtmestik, millega ma ise nagu väga nagu rahul jäin. Siin on siis S54 mootor. Siin mootori juhtmestikke meie asju ei ole teinud. Mingid pisiasjad ainult, aga põhitöö siis on meil siin sees. Kohe näitan. Nii. Ühesõnaga meie põhiosa siis siin nii-öelda salongis on siis EcoMaster Dash. Kindlasti mõned on juba siin pilte näinud ja särki. Siis ma hüppan korra siia sisse. Siis vaatame korra üle. Hopsti. Nii, ühesõnaga Dash on meil siis paigas. Dashile lasime siis eraldi nii-öelda plaadid ja asjad lõigata, et tervitame siinpool GS Performance'it. Et tema lõikab meile kogu aeg mingeid asju ja ühesõnaga kõik, mis vaja on. Käib asjaga alati kaasas, et iga projekti juures nagu peaaegu. Ühesõnaga, mis meil siis on? Oota, ma panen selle akuklemmiga peale. Teisega. Hopsti. Nii, ühesõnaga massi lüliti sisse. Siis läheb Dash ka tööle. Nii, siin on meil siis selline lahendus tehtud. Tegelikult see on see teema, mis siin tehtud on ühe teise auto pealt nii-öelda siis kopeeritud tegelikult. Et autod oleks siis nii-öelda tiimisisesed autod oleks siis natukene nagu ühtemoodi tehtud. Et siis on nagu lihtsam niimoodi, et siin on näha ka tegelikult, et BTR Racing Team on siis. Siin saab nii-öelda lehekülgi ka siis vahetada. Et minu arust see EcoMaster Dash on minu enda arvates üks ägedamaid Dash'e, mis ma nagu ise paigaldanud ja näinud olen. Et kuna siin on tegelikult hästi palju nagu funktsioone ka. Tulevikus kindlasti räägime ka sellest EcoMaster Dash'ist rohkem. Et siin projekti peal ma ei saa nagu seda kõike 100% näidata, kuna siin ei ole näiteks Dash ei ole meil siis nii-öelda ajuga ei ole känniga ühenduses ja meil ei ole näiteks siin BDM-i, mis tuleb varsti ka ühel teisel auto peal, et tuleb üks nii-öelda natukene suurem projekt. Ja sinna ilmselt on vaja isegi panna 2 BDM-i. Aga seda vaatame siis, kui see lõpuks hakkab kätte jõudma. Et iga asi omal ajal. Aeg masin käima panna ja äkki kuulame häält ka. Toores on. Külmalt käib, siis on vähe toores, aga see masin läheb veel seadistamisse ka. Et meie poolt on tegelikult siis valmis, et meie siis eesmärk oligi see, et me Dashi paneme paika ja teeme summuti. Et varsti kindlasti näitame ühte teist masinat ka, mis on siis samast tiimist, mis me seal teeme ja mis me juba teinud oleme. Me oleme tegelikult ühte teist autot juba teinud ka, käinud koha peal tegemas ja igasuguseid huvitavaid nagu projekte. Selja taga ka mõni masin juba ootab, seal ka tegelikult on paar masinat, mul enda drifti auto ja üks talverallikas ka. Ma panen selle praegu kinni ära. Põmm. Nii, selle masinaga on kõik. Siis jah, korra näitan siia kapoti alla ka, mis mul siis enda masinaga on. Ma ütlen nii palju, et see, mis meil siin kapoti all praegu toimub, see suur turbo ja värki, see ei jää siia, sellepärast, et ma teen enda auto peal siis nii-öelda turbokitti teeme valmis. Siis põhimõtteliselt auto tuleb siia, paigaldan peale, teen kaableid särki värki ja siis ehitan endale uuesti. Et
mul jah, põhimõtteliselt tuleb sama kompott, turbod ja asjad tulevad samad, mootor on siis M104, kes paljud juba teavad kindlasti seda ka, mis mootoriga tegelikult tegu on üldsegi. See mootor on muidugi siin põhimõtteliselt on maketimootor, kuna see ei ole, ta ei ole esiteks komplektne ja seal on silindri kahjustus ka. Et siis me saame kasutada seda sama mootorit igasuguste asjade jaoks, kas meil on vaja siis näiteks kaableid teha, meil on vaja näiteks, ongi täpselt samamoodi mingid turbokollektorid ja siuksed värgid, et kõike saab nagu teha. Aga selge, rohkem ma siin täna ei vatra. See oli pigem siuke, kuidas ma ütlen, see on siis siuke sissejuhatav video minu jaoks, minu uuele siis YouTube'i kanalile, kuna ma teen seda praegu siis üksinda. Kes teab, kes mitte. Et nüüd ma tegutsen Lääne-Virumaal ja nii ongi. Et rohkem ma siia praegu midagi ei lisa, et aitab küll. Näeme järgmises videos. Tšau!